Tänane lugu räägib suhetest, korduvatest suhtemustritest, sellest, mida partner meile peegeldab, mis haavasi lahti kisub ja mida sellest kõigest õppida. Kui sinu suhtemustrid korduvad ja sa soovid järgmises suhtes olla targem, siis tee varasemate suhete analüüs ja koosta uus plaan. Me vahel sukeldume suhtesse oma ootustega, oma ettekujutustega sellest, milline suhe olema peab ja vahel oleme oma tahtmistest nii pimestatud, et ei näegi reaalset pilti. Loome illusiooni ja elame selles nii kaua, kuniks kireleek on kustunud, saabub argipäev ja alles siis hakkab tegelik reaalsus kohale jõudma. Ja ka seda püüame me alguses eitada, sest selle teadvustamine ja tunnistamine on väga ebamugav. Selle asemel, et põgeneda suhtesse, luua taas illusioone, proovi hetkeks peatuda ja mõelda, mida sa olemasolevast suhtest enda kohta õppisid. Kui sa kipud ennast suhtes üksikuna tundma, siis mis see sinu kohta ütleb? Kui palju sa ise enda jaoks olemas oled? Kui palju sa ise enda jaoks sõber oled? Kui tihti sa enda vajadusi, soove ja unistusi hülgad? Või kui sa tunned end suhtes väärtusetuna, tunned, et sinu arvamuse ja vajadustega ei arvestata, märka, tunneta, kui väärtuslik sa iseenda silmis oled, mida sa iseenda nimel oled valmis tegema, mille järgi sa üldse oma väärtust määratled ja kuidas sa aru saad, et partner sind väärtustab. Või kui tunned, et partner kogu aeg nokib su kallal, kritiseerib ja ei ole sinuga kunagi rahul, aga märka, kui palju sa ise ennast kritiseerid ja kui tihti sa ennast kiidad ja toetad. Üldjuhul partner peegeldab meile meie suhtumist iseendasse. Partner toob väga hästi esile seda, millest oleme puudust tundnud ja mida üritame oma partneri abil kompenseerida. Ja see omakorda tuleneb meie lapsepõlvest ja kasvukeskkonnast. Kui juba lapsena tundsime, et meid ei armastata, ei märgata, ei väärtustata, siis me võtame selle tunde täiskasvanu ellu kaasa ja üritame leida partneri, kes selle tühimiku ära täidab. Aga tegelikkuses on kõik vastupidi. Kõik haavad tulevad nähtavale. Ja kui sa suudad seda märgata, teadvustada ja vastavalt siis muuta suhtumist endasse, siis on võimalus, et sinu olemasolev suhe transformeerub. Või siis liigud oma eluga edasi ja järgmises suhtes oled teadlikum. Üks asi on teadvustamine, mida sa vajad ja oma partnerilt ootad. Teine asi on nende ootuste sõnastamine ja oma partneri teadlikkuse tõstmine, et tema ka teaks, mis on sinu ootused ja ettekujutus suhtes. Ja tore oleks teada, mis on tema ootused ja vajadused ja milliste tema haavadega pead arvestama. Ja kas teil mõlemal on valmidus neid asju arutama ilma süü ja häbitundeta, valmidus koos kasvama. Me oleme oma ootustest nii pimestatud, et ei anna endale aega tegelikkuse märkamiseks ja tunnistamiseks. Naudime hetke eufooriat ja muu jätame saatuse hooleks. Pane alustuseks endale kirja järgmised küsimused ja proovi neile vastata võimalikult põhjalikult. Küsimus number 1. Millist suhet ma soovin? Kuidas ma tahan end selles suhtes tunda? Mis on minu ootused ja vajadused? Mida ma oma varasematus suhetes ei saanud, ei tundnud, millised vajadused jäid rahuldamata. Näiteks, tahan tunda end armastatuna. Aga mõtesta enda jaoks lahti, kuidas sa aru saad, et sa oled armastatud. Küsimus number 2. Mida ma tegin selleks, et seda saada, aga ei saanud?
Too välja need tegutsemise viisid, mis sind edasi ei viinud. Näiteks solvusin, manipuleerisin, süüdistasin, eemaldusin. Küsimus number 3. Mida ma peaksin edaspidi tegema selleks, et seda saada? Ja paku enda oletusi. Näiteks ma peaks rääkima oma tunnetest, ma peaks sõnastama oma vajadusi ja ootusi, ma peaks kehtestama piire. Ja kui oled nendele küsimustele vastanud, koostad enda jaoks uue plaani. Lihtsa, konkreetselt teostatava sammude nimekirja, mis aitab sul destruktiivseid mustreid katkestada ja oma vajadusi hakata paremini täitma. Vali üks väike samm, mida proovida järgmise nädala jooksul näiteks. Näiteks otsustad rääkida partneriga ühest konkreetsest soovist või otsustad kehtestada üks väike piir või pühendada iga päev 10 minutit sellele, et kuulata oma tundeid. Jälgi, kuidas see muudab sinu enesetunnet ja sinu suhtedünaamikat. Teadlikkus on esimene ja kõige võimsam tööriist muutusteks. Iga väike samm, mida sa astud iseendale lähemale, suurendab tõenäosust, et su suhe muutub turvalisemaks, lähedasemaks ja vastastikku rikastavamaks. Või siis, et liigud edasi teadlikumalt järgmisesse suhtesse. Ja kui tunned, et vajad selle töö tegemisel tuge, julge küsida abi. Üksi ei pea elu muutuseid läbi tegema.